Tina, palju õnne sulle, võitsid järjekordse Eesti parima koolisõitja tiitli. Räägi sellest aastast, et tänavu sündis ka sul väga kena isiklik rekord ja see oli Eestis. Et kuidas sa muidu hindad oma tänast hooaega? Meie hooaeg oli suht tagasihoidlik minu jaoks, et ma ei plaaninud üldse nagu nii suuri võistlusi teha kaasa, aga läks niimoodi, et õnnestus asjade kokkulangevusel ja ma olen nagu väga tänulik sellele, et ma olen siiani saanud teha seda, mis mul on tõesti südamelähedane olnud ja väga tänulik oma partnerile Landis Aquarellile. Millised on sinu jaoks tänavuse aasta või siis tähendab eelmise hooaja olulisemad hetked või säravamad hetked? Säravamad hetked on alati see, kui saab kodupubliku ees esineda ja seda veel väga hästi, et siis meie kodupublik näeb, kui palju me oleme vaeva näinud ja see ilus tulemus just tulebki kodus nagu, et see on minu jaoks nagu ja alati, kui iga hea start on alati ükskõik kus kohas see ka ei toimu, see annab alati sellise hea tunde ja minu jaoks on see särav hetk. Tänavu toimus ka Eestis lausa 2 koolisõidu MK-etappi. Kui oluline on sinu jaoks või Eesti koolisõidu jaoks üldse see, et sellised võistlused suveperioodil siin toimuvad? See on väga oluline minu arvates, et koolisõidu arendamise suhtes juba, et noored ja lapsed juba näevad, et sellised suured võistlused on, et ei ole ainult nagu muud alad, vaid on ka koolisõit, sest ega koolisõit on kõigi teiste alade alus, et kõik hakkabki koolisõidust pihta, et siis sealt edasi, et kui sa oled hea ratsastusega, oskad hobuseid sõita, et siis sa võid sealt edasi teha ükskõik mis ala, hüpata 160 parkuuri, kui sa väga piisavalt hästi treenid. Täna olid ka mitmed sinu õpilased siin parimate sportlaste seas ära mainitud. Et kuidas sa näed, et kas on koolisõidul Eestis tulevikku, kas on noori peale tulemas piisavalt? Ma kõigepealt parandaksin, et nad on minu treeneri ja teiste treenerite õpilased rohkem, aga ma olen kindlasti neid aidanud nii hästi, kui ma olen osanud ja see tase on, ma peaks ütlema, et kindlasti tõusnud, sest meil on ikkagi juuniorid ja noored on hakanud välismaal käima võistlemas, et meil Stella-Marii Tamme juba võistles see aasta ikkagi väljaspool Eestit rahvusvahelistel koolisõiduvõistlustel. Kas sul on ka Landise kõrval tulemas selliseid noori hobuseid talente, kellelt võiks tulevikus võib-olla häid tulemusi ka loota? Hetkel on küll ja me juba eelmisel aastal hakkasime ette valmistama, et ma arvan, et sel aastal ma tulen isegi nendega välja, ma ei tea vist mis tasemel, et arvatavasti kindlasti väikse ringi tasemel, aga panused ma paneksin järgmiseks hooajaks, et see aasta me võtaksime rahulikult, et Landis Aquarell peab välja vedama see aasta veel. Suur tänu ja palju õnne veel kord! Suured tänud, aitäh kõigile!